Ja selle tahvli peal, mida me võiks öelda, et on esimene Hiiumaa autahvel. Ei seisa ainult adurite ja kirikuõpetajate nimed. Seal on nende tavaliste Hiiu talumeeste nimed, kes selle kiriku ehitasid. Seal on Ristna Pavel ja Heiki Jüri ja Kärema Peeter ja kõik ilma perekonna nimedeta Hiiu mehed, kes olid maalrid, puusepad ja muud meistrimehed. Ja seesama Unger Sternberg, keda me teame justkui sellise mereime ja mereröövlina kirjanduse kaudu, on ikka olnud mõnel hetkel ka päris mõistlik ja elu edendav inimene siin Hiiumaa. Aga see kirik tõepoolest on ehitatud mälestuskirikuna ka, sest selle Otto-Rein Ludvigu vanem poeg võttis endalt elu. Ja see Otto Tiidrik Gustav on maetud kohe uksest välja minnes Unger Sternbergide hauaplatsile. Noh, oli seal siis hasartmänge, oli seal kirg ja oli seal Peterburi kullutamisi, aga nii see juhtus. Suitsu ei tee, teen vesipiipu, kohvi ja noorega. Päeval ma magan, vaid öösel liigun, sest siis on ju huvitav. Ma olen inimene. Repist käin vaikselt kikivarvul, naabreid ei külita. Külakoertega ma kaasa haugul, kassid mind ei huvita. Ma olen inimene. Lehti ei loe, ma käin internetis ilusaid pilte vaatama. Internet, see hoiab mind ketis. Inimene. Klubis ei käi, mul on teised huvid, puudub mul diskokeel. Minu erialaks on küll. No näiteks, kui sa tuled, vaatad niimoodi, vaatad mingi torn on püsti, sa tuled, sa vaatad, kes siin on, mida sa teed, kas sa mängid, aastaid on palju tulnud, konkurentsid, sa ei hakka lihtsalt jälgima, sa hakkad jälgima, sulle meeldib põhjus, mingisugune sild on eri. See on täpselt, keegi seal tagant, sa tema pildis, tema on silt tulemas, ta vaatab, midagi peab. Ja viimasel ajal on näiteks minul olnud selline asi, et minul hakkab väga huvitama linnul, eriti tuvi. Ja sellepärast ma olengi loom. Kas sina oled ka?
siia jäetakse endiselt ande või mis abi arvati sellelt puult saavat, olid siis paised ja nahahädad, et neid parandab kõige paremini. Nii nagu see kiritajad raaditud on, nõnda see kirik tõenäoliselt suure tänusega aastal 1800 välja nägi.